või Martin, kuidas sulle tundub? Jaa, ei no. Jah, ma arvan, et see sobib väga hästi. Aga hakkame pihta. Üks hetk, ma toon endale vett. Too rahulikult. Okei. No nii. Olgu, ma üritan siis ka maha lugeda siit esimese sissejuhatuse. Tere taas Algoritmilainele. Kuulad meie 345. episoodi, mille toovad sinuni LHV, Nortal ja Codeborn. Mina olen Eerik Jõgi ja minuga on tänast episoodi vedamas Martin Kapp. Ja täna on meil külas Al William Tammsaar, kes on Soltera kaasasutaja. Kes mäletab hästi Algoritmi, siis episoodis 304 ehk millalgi selle aasta alguse poole oli meil külas teine Soltera kaasasutaja Stenver Jerku, kes rääkis meile tollel hetkel, kuidas temal läheb OpenClaw kasutamine ja muude sarnaste tööriistade. Nüüd on AI mõistes väga palju vettmerre voolanud ja on aeg uuesti see teema üles võtta ja kuna Al on samamoodi OpenClaw lainel aktiivselt, siis kuulame tema mõtet. Aga natuke taustaks, et Al räägi veidi endast ja räägi veidi ka Solterast, et kindlasti külalised kuulajad saavad eelmist episoodi kuulata 304, aga sinul on kindlasti oma vaade sellele ja on põnev kuulata ka seda nägemust. Jaa, et tervist, ma olen siis Al, taustalt ma olen andmeteadlane ja tootejuht, Stenveri kaasasutaja, kes paranduseks on siin lausa 2 korda käinud, minu meelest äkki ta rääkis esimene kord kursorist või AI-põhisest arendusest, aga see oli äkki juba aasta midagi tagasi. Tõsi, vabandust, minu libastumine. Jaa, Solterast nii lühidalt, et Solteras me tegeleme taastuvenergia haldusega just seal nagu tõendamise poole peal. Ehk siis kui su elektripaketil on, et kas sa tahad roheenergiat või mitte, seal tegelikult on päris palju bürokraatiat taga, et seda tõendada. Solteras me teeme siis seda nii tootjate kui ka tarbijate poole peal, automatiseerime ja ühildame seda infrastruktuuri üle terve maailma. Iga kohalik riik siis oma toreda bürokraatia süsteemiga leiab tee meie süsteemi. Ja siin meil meeldib käia lihtsalt AI-st rääkimas, sest see on meile tugev südameasi. Me oleme Soltera algusest peale võtnud seda teemat tõsiselt ja ehitanud oma ettevõtte praktikad ja protsessid selle ümber, et mudelid lähevad üha paremaks, protsessid lähevad üha paremaks ja kogu aeg on vaja avastada ja uuendada ja asju ümber mõelda selle alusel. Väga põnev ja ma saan aru, et OpenClaw on teil üks nii-öelda kaastööline seal juures, et täiskohaga teeb Soltera jaoks tööd, jah? Jah, täiskohaga teeb tööd. Võib-olla siin natukene välja siis zoomides, et mis asi üldse on OpenClaw ja miks ta on hea ja mille joks ta praktikas kasulik on. Et eks paljud kuulajad on rohkem kursis Claude'i tööriistadega, ilmselt nagu Claude Code, Claude Cowork, taolised tooted. Claude Coworkiga sa saad juba enam-vähem lähemale sellele, et milles OpenClaw hea on, aga see lühike pitch on see, et kujuta ette, et sul on lõputult häkitav AI-agent, mis eksisteerib potentsiaalselt oma arvutis, oma failisüsteemiga, laseb oma tarkvara peale, kirjutab oma skripte, haldab oma konteksti, paneb asju kirja, töötab mitme voo peal. Sisuliselt, mingis mõttes natukene lähem toode siis sellele, kuidas ma kujutan ette, et lõpuks Agi peaks nagu välja nägema kunagi tulevikus. Ehk siis sul on mingi asi, mis on võimeline oma konteksti parandama, oma tööriiste parandama ja juurde tegema.
ja orkestreerima siis mingisugust jätkuvat protsessi, kus asjad lähevad paremaks ja muutuvad, et ta ei ole nagu selline nagu fikseeritud üks asi ühes ajahetkes. Ilmselt paljud inimesed on tuttavad sellega AI-ga mingisuguste support chat agent tüüpi asjadega. Et see kindlasti ei ole, kuigi sa suhtled sellega sarnaselt võib-olla. Üks hetk. Nii, kuigi sa suhtled sellega tõenäoliselt sarnaselt, mis ta erinevaks teeb, ongi kõik, mis seal taustas juhtub, et ta teeb oma masinas tool call'e, ta vaatab oma konteksti, ta vaatab oma faile, ta vaatab ringi, proovib otsida sulle lahendusi, potentsiaalselt saadab su eest või iseenda nime alt emaile, kogub infot, paneb kõik kirja, et ta on rohkem siuke asi, mida sa ei integreeri, see on jah, rohkem siuke asi, mida sa nagu adoptid, eks ole, et ilmselt seal tulebki see suur vahe, et ta on mingisugune mitte tükk, mis mahub kuhugi mujale süsteemi, ta pigem on nagu mingisugune agent, mis rohkem nagu töötaja, kodulooma ja jumala vahepealne toode. Ilmselt kõige lähemal sinna kodulooma poole. Kodulooma ja jumala vahepealne, see on päris hea võrdlus. Seinast seina oskab kõike teha põhimõtteliselt. Jah, eks sealt see kõige suurem probleem siis tulebki, et ma arvan, et paljudel inimestel on olnud kokkupuudet oma ettevõtete sees sellega, kui keegi hakkab AI-d kasutama ja siis asi läheb natukene slopiks ära ja sa saad aru juba sõnumite järgi, et kus M-dashid on vahel, et okei. Sa ei lugenud ei sisendit ega väljundit ja lihtsalt copy-paste'isid midagi sisse ja ei olnud nagu väga hea tulemus. Et tegelikult sellise kodulooma ja jumala vahelise asjaga see suurim raskus on see, et ega ta nagu rohkem ei tea, kui see info, mis tema jaoks päriselt kättesaadav on. Et hallutsineerimisohte ikka on alati. Meie tööstuses on tihtipeale lihtsalt see, et info internetis on kohutavalt vale. Kui ta läheb, hakkab guugeldama midagi, ta jõuab valedele järeldustele. Nii et põhiline raskus OpenClaw'ga just ongi nagu see ots, et kuidas sa hitad kogu sellist ilusat, mis iganes see eestikeelne termin võiks olla signpostingu jaoks. Et hei, kuule, siin on mingi teemärk. Mine vaata sinna. Et sealt sa leiad mingisuguse kasuliku info, palun ära vaata seda internetis, sa lähed vaatad sinna, seal on see kasulik info, mine hangi sealt see, tule minu juurde tagasi, mõtle selle peale ja siis anna mulle vastus, ära hakka guugeldama ja andma mulle kokkuvõtteid, et mis esimene tulemus Google'ist vastuendus. Ühesõnaga see, eks võib-olla nagu tavalise agendiga, aga temal on täpselt samamoodi, et on vaja siis kuskilt saada nagu juhiseid või viiteid siis ühesõnaga, et millist infot ta pigem usaldada võiks, et tavalise Google'i otsingu asemel, ma saan aru. Jah, OpenClaw puhul see kõige tähtsam ots siis sellest ongi siis see, et kui sa kasutad Claude'i chatis, täiesti nagu sellises vanilla keskkonnas, siis tal tegelikult on, eks ole, mingisugune hunnik asju tegelikult, mis tuleb lisaks mudelile, kui sina oma API kaudu seda invoke'id, ta ei käitu tegelikult nagu täitsa samamoodi nagu ta chatis käitub, ta ju ei tee mingisuguseid tool call'e su eest, et see chat on nagu mõtteliselt mingisugune toode juba, millel on ümber tööriistu ja mis käitub natuke teisiti. OpenClaw puhul see on sisuliselt hunnik markdown faile, mis laetakse sessiooni sisse, kui ta hakkab, et tal on kõik see kontekst olemas, mis talle on öeldud, et hei, tausta informatsiooniks. Nüüd, kus sa hakkasid minuga rääkima, siin on kõik need asjad, mida sa võiksid teada. Mine vaata sinna, kui sellised küsimused tulevad. Me hetkel räägime sellises Slack channelis. Muuseas, selle Slack channeliga on seotud tegelikult üks täiesti teine markdown file, mida sa peaksid lugema. Seal on väga spetsiifilised viited, et kuidas me siin channelis selle asjaga tööd teeme. Et sul on väga palju sellist customizability täpselt selle koha peale, et sa saad oma tunde järgi selle agendi käitumist tuunida. Ja tänu sellele ta ei ole just kõige entry levelim selline kokkupuude AI toolinguga.
ja tegelikult on päris paljuid olukordi, kus meie ettevõtte sees inimesed ei kasuta OpenCloud. Isegi kui see jooksutab täpselt sama mudelit, nad lihtsalt lähevad Claude chati ja lahendavad oma asjad seal. Lihtsalt sest ei ole nagu väga mõtet ja teine asi on ka see, et traagiliselt meie OpenClaw on ikkagi tokeni põhise hinnastamise peal. Cloud subscription'i all sa lihtsalt saad mingi tasuta asju ja üldiselt see on oluliselt odavam. Oota, kuidas sellega oli, et OpenClaw, see OpenAI ostsid ära ta, on ju, ja vaikimisi pakutakse hoopis seda ChatGPT-d seal all, aga teie olete ikkagi kasutate Claude'i seal taga või? Me pigem usume Claude'i, et me oleme kõiki neid variante katsetanud, kui tahta odavalt jooksutada OpenCloud, siis tegelikult kindlasti ChatGPT on natuke praktilisem. Me ei ole nüüd seda kõige uuemat mudelit liiga palju näinud, ta käitub päris okeilt, noh, ta on meil kasutuses. Praktikas meil kõik jookseb praegu Opuse peal ja siis meil on Fable'i noh, põhimõtteliselt öeldud agendile, et hei kuule, kui sul on mingi väga raske task või keegi palub sul jooksutada, et siis sa saad sub-agenti tekitada, kes omaette siis hakkab selle mõtlemisega pihta see Fable mudeli pealt, ta saadab sulle vastuse tagasi, sina toimetad edasi. Et ta ei ole nagu see asi, mis just nagu ta on pigem meie mudelis selline veel targem jumal, kes kuskilt sulle äkki annab mingisuguseid tarkusterasid, mille peale sa ise ei tule, et just sellises kontekstis kasutuses. Ta traagiliselt lihtsalt läheks liiga kalliks, ausalt öeldes muidu jooksutaks Fable'it absoluutselt kõige peal, absoluutselt igal pool. Ma ei suuda piisavalt ülistav olla, kui meeldiv on olnud Fable'i kasutamine ja kui noh, endast väljas ja pahane ma olin, kui Fable oli välja lülitatud nädalaid. See on nagu sa näeksid seda valgust tunneli lõpus, et näe, siin mu probleemid lõpevad otsa. Mudel on üldiselt piisavalt tark, et ma saan teda usaldada. Ja siis on, ei, tegelikult oota nüüd natukene, et oot. Ei kas saa. veidi sellest nagu põhiteemast välja, kas siit ei paista nagu väike niuke sõltuvussuhe juba tekivad, et ilma selleta nagu enam ei õnnestu kui midagi ära teha või kuidas sa sellele peale vaatad või mõtled? See on hea küsimus. Üldiselt ma ütlen nii palju, et meie jaoks see kõige suurem väärtus on ikkagi see, et noh, meie oleme kõikide nende markdown failide, skriptide, kõige muu omanikud, et seda meilt ei saa otseselt ära võtta. Meilt saab ära võtta selle mõtleva kihi siis kogu selle infra peal. Ja see on tõesti struktuurne risk. Noh, sellest peab ikkagi päris ausalt praegu mõtlema, et kas võib juhtuda selline päev, kus Claude lihtsalt lülitatakse välja Euroopa jaoks sellepärast, et mingisugune kaubandusstiil ei lähe hästi ja nüüd ei saagi enam. Et ma loodan, et sellist päeva ei tule. Aga noh, praktikas on ka see, et Hiina mudelid on üha rohkem järgi jõudmas. Kimi K3 näiteks on täitsa praktiline päris paljude tööde jaoks ja noh, eks nüüd, kus aeg edasi liigub, et ma ei ole lõplikult veendunud, et AI-d osutuvad nagu toote mõttes nagu eriliseks nagu motiks, selles mõttes, et mis mudel sul on, et see konkurents on üpriski tihe ikkagi praktikas. Mulle tundub, et te olete jõudnud ka sinna maale, eks ole, et kuna teil on nagu eriti OpenClaw jaoks, eks ole, seda nii-öelda paberile salvestatud konteksti on juba piisavalt palju, siis see ise ongi see väärtus tegelikult, eks ole, et vahet ei ole, mis tööriista seal kasutad või inimest, ta on võimeline minema ja lugema, eks ole, et mis on see taustainfo, eks ole. Et ma mäletan, et siis kui me arendajad hakkasid liikuma nii-öelda vibe coding ult context coding ule ja sealt edasi, eks ole, et siis hakkas tekkima see, et paneme need kontekstid kirja, eks ole, et me saame jagada seda teistele arendajatele, me saame oma mõtteviisid panna ka sinna markdown faili kirja või oma tööprotsessid, et ma arvan, et see esimene samm, et
noh, et kes mõtleb praegu ai kasutamise peale, et siis noh, nad jõuavad sinna kohe, et kuule, hea mõte on see kirja panna. aga on selge, et te olete juba sealtmaalt edasi, et lõpuks ilmselt siis võib-olla see impact ka, et see mõju, et mis tööriista sa lõpuks kasutama hakkad, on ka väiksem, on ju. aga ma tegelikult tahtsin. noh, siin lihtsalt vahele segades, et see on tegelikult andmeteaduses on see väljend olnud aegade algusest kasutuses, et garbage in, garbage out, eks ole, et noh, kui sa söödad asjale prügi sisse, siis sa saad prügi välja, et noh, sa ei saagi midagi paremat oodata, et mudel on ainult nii tark, kui need asjad, mis sa talle ette paned ja oled, näe, vaata, sellist asja tahaks, et kui ta peab ise välja mõtlema, et millist asja tahaks, siis noh, asjad lähevad keerulisemaks ja te ei ole tingimata üksmeelel, et mida see lõpuks tähendab, et mis see hea asi on. See on sama nagu, et kui sa lähed kellegi juurde mingi loovtöö küsimusega, et tee mulle üks pilt, on ju. noh, mis ma sinna pildi peale panen, noh, mis iganes, mingi lõpmatu variant asju, eks ole, et kui ma hakkan järjest detaili panema, tee ilus pilt. ja, tee ilus pilt. See on ju lihtne üles, tee üks ilus pilt. jah, ma tahan seinale panna, tee ilus pilt. aga tegelikult ma tahtsin, et läheks sinna peale, et kuidas teie siis olete nagu selle OpenClaw omal, mis rolli te olete siis andnud oma OpenClaw'le, et kas see on siis nagu, on ta nagu eraldi isik kuskil eraldi arvutis nii-öelda või persoon või on see OpenClaw kasutus ka niimoodi, et noh, ütleme, et igalühel on oma arvutis oma OpenClaw, noh, mis on ka mitu varianti, eks ole, et sa ühtepidi võid ju panna, andagi talle ta oma masina ja ütled, et sina oled nüüd see. Ja tal hakkab tekkima selline persoon, võib-olla suhtleb ka tõesti nagu läbi Slacki, nagu sa ütlesid, on ju. Et mis see teie lähenemine oli? Meie lähenemine on sisuliselt see, et ta on igal inimesel meie ettevõttes on praktikas enda OpenClaw instants. Nendel on omavahel jagatud kontekstfailid, mis sisuliselt asuvad GitHubis, mida me haldame, rägastik markdown faile, mida me haldame GitHubis, mida meie OpenClaw instantsid ise nagu viskavad update'e juurde. Igaüselt pullitakse kõik sisse ja siis, kui sul on ettevõtte spetsiifilisi probleeme või keegi lõpuks tegi natukene parema slaidide generaatori või midagi, et kõik sellised asjad lihtsalt lähevad läbi terve ettevõtte nagu igapäevaselt välja. Et see on üks osa sellest. Teine osa sellest on OpenClaw tegelikult üks nendest suurimatest võludest on see, et ta on praktikas nagu ta koosneb paarist asjast, aga see nagu tükk seal keskel on lihtsalt see, et kuidas see mudel sõnumeid kätte saab ja mis talle sellel mudelile sisse toidetakse. Et tal on üpriski palju integratsioone igasugustesse asjadesse, mille kaudu sa saaksid temaga suhelda, kaasa arvatud email. Seda varianti me ei kasuta. Meil on sisuliselt Slack. Iga OpenClaw instants saab ainult oma omanikuga rääkida, sissepoole tulles juhiseid anda. Ja ta saab lugeda igasuguseid asju, tal on oma kohalik kontekst, tal on oma kohalikud failid, tal on omad mingisugused eelistused, mida selle OpenClaw instantsi omanik on siis öelnud, et näe, kuule, see on mulle tähtis, palun käitu niimoodi tulevikus ja läheb kirja, järgmine kord käitub teisiti. Ja selliseid asju me proovime üldiselt mitte nagu liiga palju iga inimese kohta nagu reverse ida, küll aga meil on ka selline nagu fleet management, kus meil on oma eraldi repo veel OpenClaw instantside administrate imiseks, et hei kuule, siin on kuidas sa ligi saad, siin on mis asjad tähtsad on, siin on meie mingisugune 700-realine to-do list, et kui sa teed auditi läbi masina, et mida vaadata, et kas see võiks katki olla, kui midagi valesti läheb. OpenClaw on üpriski selline nagu maintenance heavy toode, aga tore asi on see, et OpenClaw, kui sa saad aru, mida ta teeb, on võimeline tegema seda maintenance'i ise ära lihtsalt, sa pead aru saama, mida ta teeb, sest muidu on tulemus nagu ikka vibe code'imise või sellisega on, et tulemus on slop, sa ei lugenud, sa ei näinud, sa ei mõelnud selle peale.
garbage in, garbage out, saad midagi, tee mulle ilus pilt ja siis lähevad asjad imelikuks. Aga jah, me proovime ikkagi kvaliteeti hoida ja meil on paar erinevat mehhanismi siis selle tegemiseks, aga peamiselt ongi siis see, et me haldame neid kontekstifaile, meil on protsessid, kuidas parandada masinaid, kuidas neid putitada ja uusi käitumisi tutvustada üle terve fleeti ja siis meil on ühised kontekstfailid, mille terve töö ongi siis see, et palun ära mine guugeldama. OpenClause tuleb sisuliselt, kui sessioon hakkab, nimekiri asju, mida see teab, et hei kuule, mul on siuke oskus, ma lihtsalt pean nüüd minema küsima ja vaatama, mis selle oskuse sees on, aga mul on selle skill'i nimi ja mul on selle kirjeldus, mis ma sealt võiksin leida ja kui mul tuleb nüüd ette see olukord, kus mul on sellist teadmist just vaja, siis ma tean, et hei kuule, ma võtan selle siit, teen selle lahti, vaatan sinna sisse ja nüüd ma tean. Aga see tähendab seda, et okei, et igalühel on oma OpenClaw. See tähendab ka siis seda, et ilmselt kasutavad inimesed ka seda natukene võib-olla erimoeliselt, et mitte kõiki kasutada täpselt ühtemoodi, on ju. Et mis on näiteks need kõige tavalisemad use case'idest, et kasutusjuhud, kus me siis ütleme, et kui mul on olemas see Claude desktop või see Cowork või mis iganes, on ju. Mis on see, mis paneks mind nagu näiteks OpenClaw peale mõtlema? Cloud desktop praktikast ainult jookseb siis, kui see arvuti lahti on, ta teeb midagi sinu enda masina peal. See on osaliselt hea, see on osaliselt halb, tal on oma nagu valud ja võlud. Põhiline teema meie jaoks ongi lihtsalt olnud, kui customizable ja kui palju erinevaid asju saab ära tehtud sellise süsteemiga, kus sul ongi mudel ja mudeli peal jooksevad igasugused kontekstfailid. Näiteid sellest standardiseeritud protsesside mõttes meil on näiteks müügiinimestele prep workflow, kus see hei kuule, sul on tulemas 15 minuti pärast kõne. Siin on see kontekst, mille me sinu CRM-ist välja kaevasime. Siin on, mida te rääkisite viimastes kõnedes, siin on, mis me oleme välja parsinud, et sellele inimesele võiks tähtis olla. Pärast kõne transkript läheb sisse, tõmmatakse sisse, töödeldakse ära, sealt tulevad need asjad, mis CRM-i tagasi peaksid minema, kas seal midagi muutus, nende asjade ülekinnitus, kõik käib läbi Slacki, saad kogu aeg notification'id nende kohta, annab sulle tagasisidet, et kuidas see kõne läks, kas sa küsisid piisavalt palju küsimusi enne, kui sa hakkasid neile lahendust selgitama. Ta annab sulle analüüsi, et kuidas see kõik välja mängis, ta salvestab seda konteksti, CRM-i, ta teeb terve selle busy work'i ära, kus tavaliselt iga inimese elus on mingisugust reporting ut ja asjade sissekandmist ja task list'ide manage'imist ja kõike seda, et on täpselt selliste asjade juures jõhkralt hea. Ta teeb oma tööd väga kvaliteetselt, kui sa saad ta õigesti üles setitud ja loomulikult ta läheb iga kord mudeli muudatusega ka paremaks. Aga kas, sorry, et siin vahele segada, mul tekkis just mõte, et see sama, mis sa praegu kirjeldasid nende müügiinimeste töös, et kas see võib-olla ütleks, et see paneb need müügiinimesed rohkem sellise nagu konveieri või nagu tehase töö rutiini, et sul on kogu aeg täpselt sama, nüüd masin ütleb, nüüd tee seda, ütle, mis ta ütles nagu, et pane siia kirja, nii, järgmine tuleb, tee seda, et see on nagu, võtab võib-olla natuke sihukest loovust ära isegi nagu selle koha peal või? Ma pole veel kohanud ühtegi inimest, kelle mõte tööle tulles hommikul on see, et nii tore on, et ma saan HubSpoti ikka ise käsitsi kirja panna, et kuidas mu müügikõne läks eile, et see on rohkem nagu, see on hästi selline nagu, keegi ei ole excited selle töö tegemisel, see on nagu chore, et suuresti meil ongi ehitatud süsteem selle otsa pealt, et hei kuule, meil on väga hea inimene, keda me usaldame, kellesse me oleme palju investeerinud. Me tahaks hoida väikest kvaliteetset meeskonda nii kaua, kui me saame. Kuidas me selle eest ühest inimesest saame kõige parema sellise force multiplieri, et ta saab lihtsalt rohkem tööd tehtud, ta saab teha neid asju, millest ta väga hea on ja ta saab hoiduda
nendest tegevustest, mis tegelikult on selline busy work, mis paratamatult lihtsalt sinu lauale jõuab, millal sa pead silma peal hoidma, aga no praktikas on selline nagu focus train sinu igapäevatöös, et sa tegelikult ei peaks, noh, see ei ole, kus see väärtus tuleb, eks ole, lõppude lõpuks, aga see on kõik. Praktilise aja hulk ju ka väheneb, eks ole, et selle, mida rohkem on paberimajandust või bürokraatiat, noh, mis paratamatult tuleb, on ju. Seda vähem on sul aega võib-olla mingi siukse uue või produktiivse töö, noh. Vaata, et see ongi see, et on raske öelda, et seda ei ole, et see ei ole produktiivne töö. See on ka vajalik töö, aga see on tõesti siuke täna. Aga see on töö, mida sa nagu, noh, see on tegelikult töö, mida sa hea meelega annaks ära, kui keegi tuleks su juurde ja ütleks, et kuule, ma teen su eest ära. Noh, et OpenClaw aitab meile hästi palju selliseid asju teha. Ma võin teile kirjeldada siis minu hetkel kõige suurejoonelisemat OpenClaw siis nagu Fredi, mis parajasti praegu käimas on. See on siis Poola. Poola on bürokraatlik põrguauk, nagu ma usun, et inimesed teavad, kes on nende riigi aparatuuriga kunagi kokku puutunud. Tal on hästi põnevaid selliseid nagu kõrvalmõjusid, näiteks see, et kui sa helistad Poolas ametnikule ja räägid sõna inglise keelt alustuseks, nad lihtsalt panevad toru ära, noh, nad ei suhtle sinuga. Poolas on Poola riigikeel, ametnikud ütlevad sulle, Poolas on Poola riigikeel, ei ole isegi mingit katset sulle vastu tulla. Ja tänu sellele, noh, praeguseni meil on vaja Poolas teha päris palju asju, meil on vaja rääkida Poola ametnikega, meil on vaja minna kohale ja sisuliselt hästi paljude mingisuguste vahemees ettevõtetega, kes peavad omakorda siis riigiga suhtlema ja meie oleme kuskil siin alguspunkti ja siis on mingid asjad vahel ja iga viimane selline väike vahelüli võib noh, kuskilt mingist otsast katki minna. Mul on OpenClaw instants, mille igapäevatöö ongi Poolas teha protsessi researchi, käia närvidele või noh, äärmiselt viisakaid emaile tegelikult kirjutada igasugustele nendele vahelülidele, kellel ei ole oma veebis midagi kirjas isegi, et kuidas sellist asja, mida riik ütleb, et sa peaksid tegema, saab teha. Mul on vaja nende inimesteni jõuda, mul on vaja, et keegi mulle lõpuks emailile vastaks ja see üldiselt lihtsalt tähendabki väga kannatlikku mängu. See tähendab lihtsalt noh, saada järgmine email, saada järgmine follow-up, proovi veel viisakam olla, proovi teise nurga alt. Ja siis seda üle 30 erineva sellise vahelüli viimase 2 kuu jooksul on mul terve protsessi ära kaardistanud siis, kuidas see asi seal päriselt toimub. Niimoodi, et ta peabki vestlusi, ta raporteerib mulle iga päev, kuidas asjad lähevad, saadab uusi emaile välja ja noh, üldiselt ma ikkagi olen ära kirjeldanud, mis mu see nagu algpunkt ja lõpp-punkt on, et mida ma saavutada tahan, aga need kõik vahelülid ei ole sellised asjad, mida ma guugeldada saan. Mul on vaja kellegi et keegi viitsiks mulle emailis vastata ja seda vestlust pidada. Samas mina poola keelt ei räägi. Et siis kuidas sellist asja saavutada? OpenClaw kirjutab sinu eest poolakeelseid emaile, keegi vastabki neile teadmata, et ta räägib OpenClaw'ga või ta arvab, et räägib sinuga või midagi, selgitab mingeid asju ja siis teeb sinu jaoks kokkuvõtte, et mis seal siis nagu tegelikult lahendus tuli või tuld või kuhu sai sammu edasi või mitte. Ja, täpselt nii. Ja kui pärast 3. või 4. katset selle inimesega ühendusse saada ei tööta, ta teeb oma parima katse välja kaardistada, et mis võiks selle inimese telefoninumber olla ja mul on Tartus üks Poola tuttav, kes siis saab emaili mu AI käest stiilis. Siin on kõik eelnevad katsed, mis me oleme teinud, me ei ole suutnud ühendust võtta, võid viidata kõikidele sellistele asjadele, palun proovi sellelt inimeselt vastust saada mulle email vastu, et kuidas läks ja noh, selliste asjade peale kõik kokku, lõpuks inimene peab mingi hetk siin asju tegema, ma ei saa öelda, et ei pea. Et noh, ta ei ole täiesti siuke isoleeritud töötaja, kes kunagi ei räägi mitte kellegiga, et üpriski vastupidine, aga ta orkestreerib seda tervet asja ja noh, ta juhib seda protsessi selles mõttes, et ma olen nagu manager seal kohal, et ma lihtsalt vaatan, et töö saab tehtud, ma olen tagasisidet, ma juhendan, ma annan parema sisendi, et ta ikka käituks nii, nagu ma ootaks, et ta käituks. Aga noh, see on põhimõtteliselt siuke nagu management role kellelegi, kes päriselt seda tööd teeb.
no tegelikult siit tekib mul, noh, ma kuulan seda, et see tundub jumala loogiline kõik nagu ütleme niimoodi. Aga on ju, et kui ta nüüd tegutseb sinu eest, on ju. Kas ei teki nagu mingisugust sellist, et kui palju sa ise jälgid, kui palju sa talle autonoomsust annad? Noh, võrreldes sellega, et sa tegelikult kinnitad, et kas ma nüüd võin kas see email sobib, mille ma välja saadan või sa lased tal ise saata ja kui sa lasedki tal ise tegutseda, kas sa paned ka mingi märke kuskile juurde, et tead, et see email on, ma ei tea, mingi auto, noh nagu. Ai, ta saadab oma emaili alt. Genereeritud kuidagi selle AI-ga või midagi. Ja ei, ta saadab oma emaili alt ja nagu praktikas ikkagi ta pakub emaili välja ja ma üldiselt ikkagi ise loen need üle, enne kui asjad uuesti välja lähevad. Et mu siiras usk on see, et nii tore kui ka AI oleks, siis iga inimene, kes seda kasutab, ikkagi vastutab selle töö eest, mis seal nagu tehtud saab. Et noh, samamoodi, et sa ei saa kohtusse minna ja öelda, et hei kuule, et ma ei teadnud, et Claude hallutsineeris siia viiteid, mida pole olemas, et see on Claude'i süü, et noh, ei praktikas, noh, sina oled spetsialist, sa oled otsustanud selle vastutuse delegeerida, et sa ikkagi nagu vastutad selle töö eest ja et tänu sellele minu peas siin on kaks lahkumi või points of divergence. No üks on nagu protseduuriline töö, üks on protseduuriline ilma üllatusteta töö, teine on töö, mis nõuab ikkagi natukene süvenemist ja mõtlemist ja ei ole nagu selline asi, mida sa kindlasti tead, et asjad töötavadki nii, asjad protseduuriliselt, siin on järgmine step. Noh, praktikas on see, et miks ma ütlen, et Poola on bürokraatiline põrgauk, seal on väga palju protseduure, mis on otse mõttes, sa saadad mingisugusele inimesele allkirjastatud dokumendi, tema vaatab selle üle, paneb oma allkirja peale, see läheb edasi nüüd järgmisele inimesele, kes vaatab allkirjastatud dokumendi üle, ta paneb oma allkirja ja see läheb järgmisele isendile seal nagu, et on siuke nagu kett protseduurilisi asju, kus terve aja oled nagu, kuule, et see oleks võinud üks API call olla, aga nüüd me oleme umbes mingi 4 inimesega tegemas mingi nagu arvutitööd praktikas, et noh, need on täpselt sellised olukorrad, kus on lihtsalt mingisugused inimeste vahelised protsessid, kus seadus on lihtsalt öelnud, et mina pean sulle saatma dokumendi, noh, ja kõik selline ots on see, kus ma tunnen, et noh, nii kaua kuni mul on template'id, nii kaua kuni mul on protseduurid paigas, siis need on sellised asjad, kus ma saan rohkem uskuda, et asjad toimivad nii, nagu need toimivad. Ja selle otsa pealt, et hei kuule, ma sain hästi huvitava vastuse, et siin on nagu noh, ikkagi mingi konteksti, ma ikkagi töötlen ise selle konteksti lõpuks läbi ja ma vaatan üle, et siin nagu midagi toimis. Et selles mõttes, et kas ma saan õigesti aru, et teil on ka nagu eraldi emaili kontod siis ka tehtud Claude'i agentidele? Jah. Ahaa, võt see oli tegelikult teine pool sellest, et näed, meil on siin olnud viimasel ajal suured jutud, et kas Eestis anda nagu AI agentidele isikukoode või mitte, eks ole, et kas teie olete oma agentidele andnud nagu mingid siuksed unikaalsed identifikaatorid, et ei, kõigi jaoks meie ettevõttes ikkagi esimene küsimus, mis nende kokkupuude OpenClaw'ga on, et mis sa tahad, et see nimi oleks, et noh, kuigi ma ei tea, mina ei ole kunagi kirjutanud oma instantsile. Noh, neil võivad olla isiksused, sa võid neile anda nagu hei kuule, vasta mulle sellise stiilis, minu oma on väga vanilla ikkagi, et noh, palun ära ole sycophantic, nagu ära lihtsalt ütle mulle asju, mida ma kuulda tahan, sellega umbes tema isiksus piirdub, aga jah, tal on nimi. Ta saadab enda nime alt emaile välja, ta toimetab nagu bürokraatiliste selliste probleemidega sellisel kujul. Noh, praktikas ta täidab hästi palju selliseid nagu probleeme, mille jaoks peakski nagu kood eksisteerima, aga kood on natukene selline habras kontseptsioon, kui me räägime sellest, et nüüd lähevad emailid edasi-tagasi inimeste vahel, eks ole. No seda enam, et see on nagu ühekordne või noh, selles mõttes, et sul ei ole seda vaja nagu ehitada aastateks üles, vaid kui te seal pooles selle probleemi saate lahendatud, siis te hakkate mingit järgmist lahendama, mille jaoks on uut koodi piltlikult öeldes vaja nagu, et. Ja. Kuule, aga ongi nüüd, et see noh, nagu kõik need
use case'id, mis sa praegu kirjeldanud oled, on, kus ma paneks sellele, et kui see OpenClaw oleks töötaja, siis ma paneks talle nagu ametinimetuseks umbes assistente. Aga kas teil on ta nagu ka mõnes kohas sellises rollis, kus sa paneks ta ametinimetuseks progeja? Just OpenClaw, mitte siis Claude Code või mingi muu? Siin on väike nali, et näiteks minu OpenClaw invoke ib Claude Code'i, et endale skripte ehitada, aga see on rohkem selline mingi cost optimization teema, aga sellepärast, et kui sa Claude Code'iga kirjutad koodi, siis sa saad see subscription'i alla panna, kui ma kirjutan Bedrocki pealt sama token on erineva hinnaga, et eks seal nagu muud ei olegi. Aga jah, ta invoke ib Claude Code'i instantsi, ta on nagu hei kuule, mul on umbes nüüd see pakk mingi 5 dokumenti, ma tegelikult tahan selle viimase sanity check layer'i teha, sest ausalt öeldes kõik ei ole LLM-i töö, eks ole, et on asjad, milles LLM on väga hea. On asjad, kus LLM on räme overkill ja põletab sulle rahakotiaugu tehes täiesti mõttetut tööd, mida oleks võinud mingi 5-realine Python script teha, eks ole. Et mul on pigem selline protsess, et ma vaatan asjadele otsa ja ma olen siin protsessis tundub, et võiks olla mingisugune sanity check'i töö ei ole tingimata see, et nüüd LLM mine ava 5 PDF-i, vaata, et kõik need nagu numbrid siin ühtivad omavahel. Pigem on see, et see on standardiseeritud dokument, palun kirjutada mulle skript, kus sa toidaki talle need 5 PDF-i sisse, skript vaatab üle, järgmine kord nüüd, kui sul on täpselt seda sama tööd vaja teha, sa invoke'id see skripti selle asemel, et sa hakkaksid ise seda sanity check'i tegema ja tänu sellele mul on eemaldatud sellest automatiseeritud protsessist mul on eemaldatud see risk, et see LLM satub segadusse, tehes väga basic asju. Me saame ikkagi usaldada koodi päris mitmes kohas, ma arvan, rohkem kui LLM-i, ta on odavam kui LLM, ta on kiirem ja praktilisem kui LLM. LLM ei ole igale probleemile samasugune vastus. Aga selle otsuse, et kasutame siin seda skripti, selle teed ju sina, on ju, seda ei suuda ei OpenClaw, mis iganes LLM teha, et teeme siin skripti, et tema on ikkagi see haamer, millega kõike naelu ta ise üritab lahendada. See on osaliselt tõsi. Teema on siis selles, et sa saad talle ikkagi konteksti ka anda, et hei kuule, et mis asi on, mis on sinu tööriistad, et kus see nagu haamer ja kirves ja mis sul kõik olemas on. Vanilla seisundis ta ongi ainult haamer, eks ole. Et sa pead talle ütlema, et hei kuule, võivad tekkida olukorrad, kus sul on vaja dokumente näiteks võrrelda. Siin on meie standardne protseduur, mida sellistes olukordades teha. Lähed vaatad sisse, step 1, kirjelda oma probleeme ära, step 2, mine viska Claude Code'ile ilus prompt, step 3, oota, et see ära jookseks, vaata testid üle ja proovi jooksutada ja sanity check ise ka veel üle. Ja hei, nüüd sa saad selle üle 100 dokumendi teha ilma, et sa peaksid igat dokumenti nüüd LLM-i sisse toitma kogu selle seotud tokeni kuluga. Sinna juurde ongi, jõuame lõpuks sinna looni välja, kuidas me 3 inboxi kontrollides kulutasime 12 000 eurot ühe kuuga. Nimelt, see oli umbes äkki kuu aega jooksev kuu, siis kui Stenor esimest korda OpenClaw'st tuli rääkima. Meie esimene variant siis inbox check'ist oligi siis see, et OpenClaw'le olid juhised antud, hei kuule. Siin channelis palun iga 15 minuti tagant tee inbox lahti, võta viimase 6 tunni emailid sisse, vaata sisse, proovi ära otsustada, kas ma peaksin kriitiliselt millelegi vastama. Nüüd ta tegi seda siis iga 15 minutit, emailid võivad ju sisse tulla, tähtsad emailid ja ta oli, mis praktikas seal siis toimus, oligi siis see, et iga 15 minuti tagant ta tõmbas sisse viimase 6 tunni jagu emaile, toitis terve selle tokeni hunniku samasse LLM-i sessiooni. Vastuseks tuli, ma olen tegelikult kõiki neid emaile näinud juba, et ma ei peagi midagi tegema, kõik on üli hästi. 15 minuti pärast toimub see uuesti, viimase 6 tunni emailid lähevad sisse. Ja nüüd kui need, kes on pikalt jooksvaid LLM sessioone näinud, teavad, et
mida kauem sul see sessioon mingi limiidini jooksnud on, seda kallimaks tegelikult iga see järgmine call läheb, sest ta context window on väga täis, prahti, aga on täis. Ja siis ta peab jälle tegema selle vana hea compaction'i, kus ta nüüd tõukab terve see 200 000 tokenit funktsiooni, mis on hei kuule, palun tee mulle kokkuvõte tuleb sisse. Siis läheb jälle, hakkab see context window täituma ja niimoodi see toimus siis kolme inimese jaoks oli siuke protsess set-up itud. Ja lõpptulemus oli see, et iga 15 minuti tagant läks paar eurot maha see hästi täis context window'ite peal üle kuu aja, sest me ei olnud veel nagu cost control'e peale pannud. Ja siis, kui me hakkasime mõtlema, et miks meil Bedrocki Orve 30 kilo oli, me saime teada, et 12 kilo sellest oli lõpuks üks emailide lugemisprotsess, mis oli lihtsalt läbi mõtlemata tehtud. Ja seal ma just tahangi täpselt selle pointini jõuda, see on ebapraktil, see ei ole mõistlik kasutus LLM-i tsüklite jaoks, aga samas, kui sul oleks lihtsalt Python script ees, mis on hei kuule, ma tõmban emailid sisse, ma panen selle thread ID umbes kuhugi JSONisse kirja, ma olen selle näinud, ma saadan selle isoleeritud LLM instantsi, kes ei ole ühtegi muud emaili näinud, sest tal ei ole vaja teada minu viimase 3 nädala emailide nagu sisu. Ja et siis see teeb mingisuguse triage otsused, see on ju oluliselt praktilisem, sa saad tegelikult tulemuse on samasugune, aga sa saad selle ilma selleta, et su mudel oleks teadlik, et ta viimased 3 nädalat on saanud iga 15 minuti tagant lugeda täpselt seda sama emaili uuesti. Ja tuletab just meelde. See terve teema seal ongi. See terve teema ongi siis see, et ega OpenClaw, kui tal paluti, et hei kuule, pane mulle selline protsess püsti, ega tema ei teadnud, et see nii kalliks läheb. Et kes seda nagu ikkagi teadma peab, seda peaks teadma sina, aga seda on keeruline märgata niimoodi. Aga sellest me saime õpitud ja nüüd meil on toredalt meie agents.md markdown failis mitu rida dedicated teksti, et hei kuule, kui sa hakkad kunagi sellist asja üles panema, mis on nagu korduv protsess, siin on kuidas sa sellest mõtlema peaksid. On selline asi olemas nagu heartbeat, mis on sama sessiooni sees mitu korda natukene ebatäpselt või inconsistently lihtsalt tekitab mingisuguse nagu uue prompti, viskab sisse, teeb midagi. On OpenClaw sisene cron, mille juhised lähevad otse LLM-ile ja siis on lõpuks ikkagi vana hea süsteemi cron, kus esimese asjana sul ei pea jooksma LLM, sul võib joosta näiteks Python script, mis mõtleb seal algusfaasis välja, et kas ma tegelikult üldse peaksin midagi tegema selle infoga, mis ma just sisse sain. Et see on meie LLM-idele ära selgitatud, see on lihtsalt paar rida seal sees, et hei kuule, kui sa uuesti sellist olukorda näed, kui keegi palub sult panna korduva protsessi püsti, siin on kuidas käituda, siin on mida see tähendab, siin on meie eelistused ja meil ei ole sellist olukordi enam tekkinud sellest ajast saadik, kui me selle kirja panime. See on jah siuke huvitav, et kus sa suudad õpetada LLM-ile selle, et kas see töö või see, mis sa pead tegema, on see deterministliku laadiga või mitte, eks ole, et siis selle järgi tegelikult saaks suhteliselt hästi juba otsustada, et kas on mõtet üldse progeda sinna algoritmi või mitte, eks ole. Et kui meil tõesti on see, et ma annan dokumendi, mul pole õrna aimu, mis seal sees on või mis sealt välja tuleb, ilmselt ma ei taha seda progeda, on ju. Aga see, et kas see emaili server vastab mulle, et olen näinud, on uus kiri, on vaja parsida, on vähe lihtsam, eks ole. Et aga see eelis, kui sa kõik oma tööd teed läbi selliste asjade, ongi see, et sa saad lõpuks nagu tööajaloo või sa saad kõik see vestluste logi ja praktikas on kõik siuke tore text input, kus sa saad ühele OpenClaw sessioonile nüüd öelda, hei kuule, vaata mu viimase 2 nädala vestlused üle, proovisin nagu teha natuke süsteemsemat analüüsi, et mis on sellised korduvad protsessid, mida me teeme siin kogu aeg, kas siin saab seda protsessi kuidagi parandada. Fable'i stiilis head mudelid tulevad selliste asjadega üllatavalt hästi juba toime, nad oskavad mõelda kriitiliselt ja olla, et hei kuule, et siin see vastab sellele kirjeldusele. Et just sealt selle otsa pealt
selle otsa pealt saab väga palju väärtust niimoodi. Siit tekikski mõte, eks okei, et me saame lasta Claude'il või mis iganes tööriistal progeda, eks ole, neid skripte valmis, on ju. Aga see, et kes see mõtlev mudel või see peamudel, see siis ikkagi peab olema ka piisavalt hea, eks ole, et ma ei, noh, ilmselt Sonnet võib-olla jääks nagu lahjaks, Opus on juba parem, on ju. Et siis seda peab ilmselt arvestama, eks ole, et need mudelid ikkagi peaks olema päris head, mis see ajuna nii-öelda töötavad. Jah, mida parem mudel, seda parem ikkagi, noh, nagu eks ikka mudelite vahel on ka muidugi see, et meie kõik toredad kontekstifailid, et kuidas sa peaksid käituma ühe mudeli jooks, need töötavad täpselt nii, nagu need peaksid, kui me järgmise mudeli peale vahetame, vahest on natukene teistsuguseid käitumisi, ootamatuid käitumisi, et eks seda kõike peab monitoorima. Aga jah, üle aja selline lähenemine lihtsalt lähebki praktikas paremaks, et noh, me näeme, et me oleme tegelikult selle terve protsessi alguses, et noh, ma pean olema väga aus, et OpenClaw on rämedalt toores toode. Ta on üks kutt, kes seda ikkagi praktikas maintain'id nüüd on. Ja ta kulutab stiilis $1 miljon tokeneid iga kuu joostes mingisugust haiget süsteemi, mis triažib sisse tulevaid tiketeid, proovib aru saada, kas need on relevant, mõelda, mis see järgmine feature peaks olema. Noh, praktikas päris palju sellest on ikkagi noh, siuke mul ei ole tegelikult paremat terminit kui lihtsalt kohutav, et nagu ajalooliselt on ikkagi, me olime 3 nädalat selle variandi peal, et meil oli OpenClaw auto-update'i peal. Ta iga kord, kui uus stable release välja tuli, iga kord upgrade'is ja siis me avastasime Stenveriga, et me mõlemad veedame iga päev nüüd 2,5 tundi eelmise update'i probleeme lahendades. Sellepärast, et midagi kuskil lendas õhku ja nüüd tuleb välja, et asjad ei tööta enam üldse nii, nagu need peaksid. Noh, me lõpetasime see mingi hetk ära ja panime ikkagi protsessi püsti, et hei kuule, siin on mingisugune, palun mine vaata changelog'id üle, palun proovi leida, mis kõige stable im asi on, vaata, kus config'e on tutvustatud, vaata, mis meie config'id on, mõtle nende config change'ide peale, et mis siit päriselt tulema peaks, enne kui meil tervet seda süsteemi polnud. See kõige jubedam asi, mis minuga juhtus, oli see, et OpenClaw kogemata lobotomiseeris meie terve fleet'i ära ühe config muudatusega, mille üles leidmine oli tõesti nagu siuke mitu päeva otsimist, et miks sa nii loll oled, ma ei saa aru, miks kõik järsku lollid, nad ei saa aru, mida nad tegema peavad, nad ei oska enam asju üles otsida, mis toimub, lihtsalt nagu, no, mis toimub ja lõppvastus oli stiilis, keegi otsustas, et sai hea mõte, uue config variable'i süsteemi panna, mis siis on, kui suur saab olla see skill'ide nimekirja kogu pikkus, enne kui me hakkame sulle ainult näitama skill'ide nimesid ja mitte kirjeldusi. Ehk siis mudel nüüd peab sellest hetkest peale hakkama mõtlema, et kuule, noh, see mingi file name'iga see asi, see on kindlasti, mis mul hetkel vaja on, et nagu selle pealt panemine on selgelt, noh, kui sa oleksid ise inimesena sarnases olukorras, kus järsku keegi hakkab sulle ainult file name'e näitama, sa ei tule selle peale, et kuule, et see file name on võib-olla mulle päris kasulik, kui ma sinna sisse vaataks, nii et keegi ei vaata sinna sisse, eks ole, et selliste probleemide tuvastamine on nagu noh, mitu päeva otsimist, et näe, tore, et nüüd ta käitub niimoodi, et noh, see läbinähtavus, et kuidas LLM-id käituvad, et ei ole tihtipeale nagu super kerge lahti mõtestada, et see nõuab omaette harjutamist ja kannatlikkust. No see viitab näiteks, see sama sinu näide viitab, et viimased 4 kuud, eks ole, et noh, alates sellest, kui te adopteerisite selle ja tänasega on seal siis nagu, mis on see areng seal OpenClaw enda sees olnud, on seda nagu märgata või on see pigem nagu õppimise asi, mis on nagu rohkem väärtust olnud? Ma ütleks, et me oleme ise läinud selle kasutamises paremaks, kui see toode on päriselt praktikas paremaks läinud meie jaoks. Noh, selgelt peab update'e tegema ja seal on nagu väga tähtsaid security, noh, update kogu aeg, mida ikkagi peaks respektima.
aga noh, kohati on lihtsalt sellised asjad, et hei kuule, OpenClaw praegu ei ole ühtegi versiooni näiteks üleval, mis Opus 5 oleks võimeline jooksutama. Lihtsalt praegu ei ole, et noh, selles mõttes, et see terve rägastik asju, mis sul on taustas vaja, et Opus 5 normaalselt jooksutada, keegi ei ole need asjad veel ära teinud. Ma lasin enda OpenClaw'l kirjutada sinna mingi häki vahele vahepeal ja siis ma sain teada umbes 2 tundi hiljem, et hei kuule, sa unustasid kuskil selle cache asja sisse panna ja nüüd tuleb välja, et sul ei olegi cache'i, see mudel on jooksnud ainult input-output tokenite peal ja kasseerid sulle €200 nagu $10 task'i peal, on ju. Et noh, selgelt seal on väga palju taustas, mida teha, aga ta on üpriski abstraktne võrreldes selle tööga, mis sul selle kihiga, kus sa ise toimetad. Et noh, seal taustas lähevad asjad paremaks, kuidas ta otsustab sulle neid skill'e sisse panna, kuidas mälu töötab, kuidas mingisugused sellised asjad töötavad. Kõik see on läinud stabiilsemaks ja paremaks loodetavasti suurem osa ajast. Ma ütlen ausalt, iga update on alati midagi, mida sa ajad taga mitu tundi. Aga noh, traagiliselt nii ta on. Ja siis vahest tulevad hästi lollid asjad, mis ei jõua ära vihastada. Mu lemmik oli lisaks sellele eelmisele siis, kui nad otsustasid, et kui su OpenClaw tahab ükskõik millist tool'i kasutada, siis ta peab Slackis sinult approval'i saama selle kasutamiseks. Sa pead accept vajutama seal. Ja siis oli, et hei kuule, kas ma tohin seda faili lugeda? Hei kuule, kas ma tohin seda teist faili lugeda? Hei kuule, ma tahan siin 3. faili lugeda, kas sa seda ka lubad? Ja see jätkus niimoodi, et hei kuule, kas ma tohin sub-agenti teha, mis nüüd läheb faile lugema? Ja siis nad unustasid selle osa teha, mis sub-agentitel üldse peaks nagu sinuni jõudma, seda poolt nad ei teinud ära, nii et see sub-agent lihtsalt jäi ootama, et kes mulle luba annab. Noh, et igasuguseid selliseid asju on ikkagi sisse tulnud. Ma üldiselt tunnen, et asjad lähevad ikkagi paranemise suunas, aga tihtipeale OpenClaw on väga pooltoores toode. Et noh, ma pean selle suhtes väga aus olema. On konkurente tekkimas, millele me oleme otsa vaadanud, nagu Hermes on üks nendest. Neid süsteeme on veel. Ma arvan, et siia tekib väga palju konkureerivaid tooteid. Praktikas Claude Cowork on ka konkureeriv toode, eks ole, sa saad väga sarnaseid asju saavutada. Ma loodan, et see space läheb nagu stabiilsemaks ja paremaks, aga tõesti me oleme praegu siin selle rinde peal, kus kõik on natuke toores. Kas see sama näide, et ta hakkas kõiki neid asju Slackis üle küsima, noh vahet ei ole mis kanalis, aga et see nagu tundub, et minu meelest OpenClaw mõte oligi, et ta jookseb kuskil seal keskkonnas ja ta ei küsi midagi, ta lihtsalt teeb nagu selles mõttes, et see kuidagi läheb selle OpenClaw ideoloogia vastu või vähemalt selle algse idee vastu, mulle tundub natukene aga see nüüd ongi niimoodi, et küsib kogu aeg või sa said mingi nupu sisse lülitada, et nii nagu Claude'il on, et run dangerously, et nagu ignore permissions. Just see run YOLO mode või noh, nüüd on eks ole see, mis natukene ikkagi mõtleb läbi asju ja noh, siis kui see teeb imelikke asju, et siis see hakkab sul küsima, et hei kuule, et plaan on siuke, et kas on okei. Et noh, Claude on ka läinud tegelikult nende permissionite küsimisega ikka oluliselt paremaks, kui ta varem oli. OpenClaw puhul, noh, ta on ikkagi open source tarkvara lõppude lõpuks, et sa pead natukene ise ka leiutama oma turvalisusi, et võib-olla see ei ole mõistlik talle production andmebaasi ligipääsu anda nagu igale instantsile. Noh, meil ei ole ükski OpenClaw instants niimoodi production andmebaasiga ühendatud. Et no on mingisuguseid asju, mida sa ikkagi ei tee lihtsalt sellepärast, et kui sealt midagi halba juhtub, sa ei suuda seda kellelegi enam ära õigustada, et kuule, et noh, ma ei tea, kas te olete näinud seda lugu, kuidas see oligi vist Claude Code, kes kellegi terve production andmebaasi lihtsalt ära kustutas, sellepärast et instants läks paanikasse, proovis mõelda ja siis tõi nagu, sorry, ma kustutasin su terve production andmebaasi ära. See oli mingi 7 minutiga või midagi sükest oli tõmmatud nagu see baas tühjaks. Midagi sellist ja siis ma nagu mõtlen, et noh, et mis seal nagu, et kui slopp sa pidid olema, et sinna seisu jõuda, et küll rääkis, et et see oli paratamatu, et selline asi juhtub, see oli paratamatu, et selline asi juhtub ja nagu noh. Et jah, tahaks teada, mis see prompt seal ees oli nagu see, et mõtles, et sinna jõudis ja. Ja täpselt, et no, et mida sa või noh, kui vähe nagu sa tegelikult ikkagi läbi mõtlesid, et mis asjadele sa ligipääsu annad oma instantsile, et kuidas sa seda enda peas ära õigustad, et kuule, et noh, okei, et
vahet pole, mis no, approval'ideks, aga nagu kui sa kirjutad lihtsalt Claude Code'is koodi, siis noh, äkki sul ei tohiks olla production write access'i nagu selle sama instantsi peal, mis stage'i nagu, mis sul localis nagu koodi kirjutab, noh. See minu meelest see ongi nagu tänapäeval ma tunnen nagu ise, et vaadates, mis arendajad teevad, eks ole, ja mida teevad ai agendid, eks ole, et on see, et kus on see balanss selle vahel, et millised õigused, kui palju sa lased tal ise teha ja kui palju sa tahad teda kontrollida, sellepärast et noh, ütleme niimoodi, et noh, mul on enamus asju on mul ütleme minu paroolihalduris on kuskil mul mingid asjad kirjas, on ju. Ma saaks teooriast nagu terminali kaudu lasta tal sealt mingisuguseid asju võtta, on ju. Okei. Kas ma tahan, et ta kõiki asju sealt võtaks? No tõenäoliselt mitte, on ju. Et siis noh, et aga samas ma ju tegelikult tahan, et ta ei tüütaks mind. Mõned asjad on nii lihtsad, et ta võiks need ise ära teha, aga selleks on tavaliselt paroole vaja, on ju. Et siis hakkab nagu tekkima see, et nii, aga nagu kus või mida ma talle annan ligi, eks ole. Et sama on tegelikult, et jah, et mõnikord, okei, mul õnneks ei ole siin toodangu andmebaasi ligipääse, sellepärast ma ei pea kartma, on ju, aga võib-olla mõnel on. Ja eriti veel siis, kui sa ise ei taipa, et sul on. No, et siis sa annad selle autonoomsuse, et uuri välja, et no katsu saada nii kaugele, kui sa saad, on ju. Ja siis tulebki välja, et mul on tegelikult ligipääs sinna, et mis me nüüd kõik teha saame, on ju. Et see on siuke, mulle tundub ikka siuke väga meeletu heitlus praegu, et kus maalt see piir tõmmata, et mida lasta nagu selle ai teha ja mida mitte, et mis see risk on, on ju. See on sügav küsimus, millele mul on 0 head vastust praegu. Aga kahju sellepärast, ma lootsin just saada mingisugust sukest. Ei, meil on sisemiselt väga palju diskussioone selle teemal ja eks me oleme seda üle aja parandanud ka. Me täiesti ideaalse vastuseni ei ole jõudnud. Selgelt lõppvastus peaks ikkagi olema see, et no mingid asjad peaksid eksisteerima puhtalt nagu mingi plaanide approval tasemel, eks ole, et hei kuule, et ma tahan teha neid koole, sul on mingi muu neutraalne asi, mis validate'ib ära, et hei kuule, kas need koolid võiksid nagu ohtlikud olla, mis siin nagu toimub, kuidas nendest mõelda, loed ise inimesena üle, siis saad approval'i, siis tuleb API key, siis midagi juhtub. Noh, ideaalselt asjad võiksid niimoodi toimida mingisugusest teatud astmest kaugemal. Kas selle jaoks on praegu head toolingud, me ei ole sellist asja üles veel leidnud. Mul on siuke tunne, et meie selle ai-ga siuke interaktsioonide vahele me peaks panema veel eraldi ai, kes on psühholoogi profiiliga, kes üritab aru saada, millal sa tahaksid seda approval'it anda ja millal sa tahaksid, millal sa oled nõus nagu tal autonoomselt tegutsema. Et nagu aru saada, et mis on see vahe, eks ole, et kas see on lihtsalt see, et ma tahan nagu teada sellest või see kirjuta on see, selle skill MD nagu... jah, just, et I mean, noh, kuidas me praegu oma production arendust mõtestame ongi, noh, inimesed tulevad üldse väga hilja selles protsessis üldse mängu code review tasemel, et noh, ma arvan, et ma loodaks, et nüüdseks paljudel kuulajatel on ka ikkagi mingi selline süsteem, kus sul on mingisugused code review ai-d, mis omakorda veel loevad koodi üle, annavad tagasisidet ja siis sinu see local instance, kellel on nüüd kõik see kontekst, et mida ta just arendas, vaatab selle üle, proovib mõtestada, et hei kuule, et kas on nüüd see valid tagasiside, need omavahel vaidlevad ära. Meil on selliseid code review, neid erinevaid instantse 3 tükki. Sisuliselt kõik annavad oma erineva nurga alt tagasisidet. Jätkuvalt, minu meelest meie originaalne soovitus ei pääs jätkuvalt annab kõige paremaid tulemusi meie jaoks. Aga jah, neid on mitu tükki ja kõik omavahel su see local instance babysitib PR-i, loeb kõik kommentaarid üle, mõtleb, millised nendest on mõistlikud parandada, mis ei ole, triage'ib selle ära, teeb parandused, läheb üles, uus code review peale, eks ole, et noh, et ta ei ole nagu üks mudel, mis nagu lõpuni välja tegelikult see vastuseni jõuab, sul ongi selline nagu third person nagu opinion, mingisugune teine süsteem, kelle töö ongi
sloppi vähendada, et on see de-sloppifier siin vahel, et tihtipeale ei olegi ühest arvamusest piisav, et see on ka miks meil code review on ju. AI-de vahel ei ole ka äkki ikkagi nagu ühest piisav, et konsensust ei ole veel ikkagi, et kõik ei kirjuta ühtemoodi, isegi sama ei kirjuta ühte sama task'i mitte iga kord samamoodi, eks ole. Aga enne kui meil hakkab aeg otsa saama siin juba vaatan, et tiksub, eks ole. Tegelikult mul on kogu aeg nagu peas olnud mõte see, et okei, et sa nagu mainisid ka, et see OpenClaw on nagu nii-öelda kordaja inimese efektiivsusele, eks ole. Et te võtate seda kui niimoodi, aga selgelt AI kasutus, ei ole ju tasuta, on ju, maksab raha, on ju. Et kas te olete ka kuidagi moodi üritanud hinnata seda, et see investeering, mis me paneme nii-öelda AI tööriistadele, et kas see, et kuidas see üldse nagu tagasi tuleb, et tõesti, et kui sul on väga hea inimene, ma täiesti usun, et ta saab sealt väga head tulemused, ta suudab oma mingid prahiaega nii palju nagu tagasi võita, eks ole. Ta võib ka arvutist eemale minna kohvi võtma samal ajal, kui ta ise tegelikult tööd teeb, on ju. Et kas on meil üldse praegu mingid head mõõdikud või olete ise äkki üritanud kuidagi aru saada, et kui palju on mõttekas panna AI tööriistadele raha ja see on veel endiselt kasumlik, ütleme niimoodi? See on hea küsimus ja ma ütleks, et mida seniorim inimene on, seda rohkem, aga seal on mingisugune loogika vahel, kus ma mäletan, kui me Solteras enda arendustacki esimese junior arendaja tutvustasime, kes pani meile ühe nädala töö lõpuks 25,000 reaalise PR-i püsti. Ja siis Denveri tagasiside pärast sellele otsa vaadates oli, kuule, mul on nii head uudised sulle, sa võid 20,000 rida lihtsalt ära kustutada. Et see probleem ongi see, et ma arvan, et force multiplier on ikkagi senior inimeste peal. Minu meelest see ongi see, et kuidas sa saad heaks manageriks on ikkagi see, et sa nagu näed tööd ja oled tööd teinud ja oskad töö peale mõelda. Kui sa paned inimese, kellel ei ole töökogemust, juhtima meeskonda, kes ka ei tea, mida teha, lõpptulemus on see, et midagi juhtub, väga palju aega ja raha kulutatakse, aga tulemust ei ole. Ja sellest lähtudes ongi see, et ma arvan, et on hästi keeruline tegelikult junior positsioonidega üldse midagi enam teha. Ta on siuke, ma ütleks, globaalne probleem tegelikult ikkagi. Ja see force multiplier on see, et tihtipeale on, et sul võivad väga kallid, väga targad, väga tugevad mudelid olla, aga kui sa paned vale inimese kätte, see on nagu sa ulataksid lapsele püstoli ja oleksid, et näe, võta. Põletab nagu, et meie poolest on siis see, et meil on cost control'id ikkagi peal. Meil on iga inimese jaoks eraldi provisionitud budget mudelite jaoks. Me oleme teadlikud, mis need on. Kui budgeti lõpuni jõutakse, me üldiselt ikkagi vaatame otsa, et mis juhtus, et äkki siin lihtsalt tegelikult midagi stiilis email checker juhtus uuesti, et kuidas me seda muuta saame. Et sellel peab silma peal hoidma, sest ikkagi see ei ole, ma ei nõusta selle seisukohaga vist täiesti, see Jensen Wongi quote vist oli, et kui sa 2 korda oma palka tokenites ei põleta, et siis sa ei ole nagu õige insener üldse. Et ma ei tea, mis planeedil ta eksisteerib, et see tõsi on, aga ikkagi ma ei tea, oleme ikka palju vähem, aga väga palju tehtud saanud, et ma ei tea, kas token maxing on just see vastus siin üldse kellelegi. See võrdlus, mis sa tagasi tegid just, et võrdlesid seda juhtimisega, et juhtimiseks selleks sul peab kogemust olema, et see on siit varem ka läbi käinud. Ma ei mäleta millises episoodis, aga me jõudsime umbes samale järelduseni ja see on nagu päris huvitav see, et tegelikult ongi, et enamus inimesed üldjuhul progevad, kui me räägime progemistööst üksinda.
või siis isegi baaris, aga seal ei toimu sellist juhtimistööd, et nüüd, kui sa pead kedagi suunama, juhtima, koordineerima, mida nüüd teha, mida mitte, need on nagu teistsugused otsused võrreldes sellega, mida üks progeja või tõenäoliselt paljudel teistel keelualadel üks inimene teeb. Et see on tõesti võib-olla see, et küsimus ei ole selles, et kas sa oled juunior või seenior selles asjas, nagu selles valdkonnas, vaid küsimus on selles, et mis on sinu võimekus juhtida tiimi. Jah, et vanasti oli mingisugune loogika, et sul oli nii mitu tootejuhti iga inseneri kohta. Ma arvan, et see loogika on väga katki läinud, et praktikas kui ma olen jõudnud sellisesse seisundisse, et ma oskan selle enda vajadused algusest lõpuni ära kirjeldada, ma võin selle AI-le ka anda, et mul on vaja, et keegi selle välja mõtleks, et mis on see asi, mis siin juhtuma peab. Et see võimalus lihtsalt jõuda sinna kohta, et see võimalus olla nagu näinud kõike seda siin selles ulatuses, et sa teaksid seda kirjeldada. Ma arvan, et see on keeruline, see on väga keeruline. Siin on tegelikult tuleb ikkagi, ma näen nagu töö juures ka, et isegi mõnikord nagu seeniorite tehtud koodi juures on ikkagi see, et kui sa nagu ei vaata seda üle, siis on oht päris suur, on ju, et ja ma ikkagi korduvalt nagu leian, et AI on väga võimekas, väga hea kirjanik, aga ta ei oska ikkagi ise mõelda, et on nagu väga palju kohti, kus on see, et kui sa nüüd mõtled natukene nagu ühe sammu edasi inimese peaga, sa saad aru, et tead, palju sellest asja ei olnud vaja genereerida praegu, eks ole. Ja kui sa ütled sellele AI-le ka, et siis on see, jaa, et see järsku on nagu see, jaa, sul on õigus. Oh yes, you're absolutely right. et ikkagi see on see koht, mida saab kahjuks ainult kogemusega nagu ja oma inimese peaga hetkel veel nagu seda tulemust nagu lõpuks kätte. Et juunioridel on raske, aga kuidagi peavad õppima. Just, kuulge, ma arvan, et see on sobiv tõdemus, millega joon alla tõmmata. Tänud sulle selle väga mõnusa ja hästi tasakaalus sissevaate eest sellest, mida teete, et tahad sa ise midagi lõpetuseks veel öelda, et? Olemegi selline organisatsioon, kes töötab täpselt nii nagu kirjeldatud, et kui on huvi, et oleme Tartus, meie insenerimeeskond on kõik on-site ja niimoodi me üldiselt toimetamegi, et kui on huvi, kirjutage kas minule või pigem Stenverile, palun kirjutage Stenverile, ta on organiseeritud inimene kui mina ja Stenveri OpenClaw vastab teile. Stenveri OpenClaw vastab teile pärast, kui ta on transkripti üle lugenud ja siis Stenver ka seda näeb ja siis ta mõtleb ja annab ka äkki inimese poolt vastus. Väga lahe, sellega lõpetame, tänud kõigile ja järgmine episood juba järgmisel nädalal. Tänud Martin, tänud Älle. Ja, kõik head!